Hei, tervitus! Minu arvates see tänav siin Ugala ja Ugala poolt, mis läheb sinna Viljandi kesklinna poole, on Viljandi minu üks lemmikumaid tänavaid ja siin mul alati meeldib siin jalutada. Siin ei ole väga suurt liiklust ja siin on väga ilusti tänav renoveeritud, ilus org, ilusad hooned. Aga täna ma ei jaluta niisama siin vihmas ja ei võita siin ilusat ilma nautimas, vaid täna olen mina minemas siia Ugala vastaskaldale olevasse hoonesse. Ja võib-olla tundsid arvasid ära, et tegemist on Viljandi gümnaasiumiga. Ja täna lähen kohtuma tublide gümnasistidega ja rääkima lähen neile kinnisvarast. Kui sa küsid, kas ma olen närvis, siis pehmelt öeldes natukene jah. Teisalt õnneks ma räägin kinnisvarast, sellest ma ehk midagi oskan ikkagi rääkida ja oma aja täis räägin. Loodan, et mind siit päris välja ei vilistata. Minu kooliajast on küll päris palju möödas, nii et päris huvitav. Me vaatame järgi. No nii, tagasi siis tehtud kinnisvarateemaline ettekanne Viljandi gümnaasiumis ja peaks ütlema, et väga tore. Ma olen nagu nii rahul, et Sandra mulle selle võimaluse pakkus ja andsin poole tunni jooksul endast nii palju kui suutsin, nii palju kui teadsin. Ma loodan, et keegi sai ikkagi saab mingi väikse mõtte, mingi väikse praktilise info, kuidas kinnisvara maailmas edasi orienteeruda ja põgusalt rääkisin investeerimisest, kuidas mina olen teinud, mida ma olen teinud, kuidas alustada praktilise poole pealt, kuidas korterit üürida, mida tähele panna, kellel mis kohustused, õigused. Ühesõnaga, õhkkond oli mõnus ja ega muretsemiseks tegelikult ei olnud absoluutselt põhjust ja ma soovin noortele ainult tegelikult tegutsemist, julget tegutsemist, et ma tean, enesekindlusest on natukene noortel puudu, kuna ei ole kogemusi, aga tulevad järjest ja tegelikult ainult tegutsemisega saab kuhugi edasi liikuda ja siis hakkavad asjad juhtuma ja kui sa tegutsed südame järgi, siis ma tean, et juhtuvad ainult head asjad. Okei, olen tagasi siin mõnusas, ilusas Viljandis vihmases ja sellel mõnusal väiksel tänavalõigul, mis on minu lemmiktänav Viljandis. Ja tänan sind tähelepanu eest, tore, et sa videot vaatasid ja soovin ka sulle edukat tegutsemist ja tehinguid ja näeme uudet videot. Tšau!